Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 27. osa. Täna me räägime päris põneval teemal, mis puudutab giidide maailma. Ja ausalt öeldes on see minu jaoks alati olnud hästi huvitav teema, mismoodi kõik need faktid meelde suudavad inimesele jääda. Aga kohe hakkangi uurima. Igatahes mina olen Regina Jaakson ning salvestame Pärnumaa podcasti Pärnu Huubis. Nüüd aga tervitan meie külalist. Tere tulemast, Veronika Meibaum. Tere! Veronika, alustan kohe tõesti sellest, mis mind on alati kuidagi väga paelunud, et mismoodi teil giididel kõik need faktid, kõik need ajaloosündmused meelde jäävad, et te neid nii soravalt saate edasi anda. Jaa, eks mälu on giidi töös väga oluline, tõesti, ja eks tuleb tunnistada, et vahepeal tuleb ikkagi üle korrata ja üle kontrollida, et kas ikkagi on nii, sest infot on tõesti palju ja see võib tõesti sassi minna, aga kui üks asi pakub endale huvi, siis ma arvan, et seda lihtsam on seda teha. Ja eks on sellised väikesed nipid ka mälutreeninguks ja võib-olla paremaks seostamiseks, mis siis aitavad. Kuidas üks giidituur välja näeb Pärnus, et mismoodi sinu giidituur nüüd, ükskõik mis teemakohane siis, et võtta täitsa meelepärane, mis sul kohe niimoodi puusalt tuleb, on ju, et kuidas see giidituur siis välja näeb täitsa algusest nii-öelda? Peab ikkagi tunnistama, et see giidituur sõltub sellest, kellele ma seda giidituuri teen. Kui ma teen seda kohalikule elanikule või pärnakale, eestimaalasele, siis tõenäoliselt see on veidi erinev sellest, mida ma pakun välismaalasele, aga vaatamata sellele on alati giidituuri lahutamatuks osaks selline südamlik ja soe tervitus, et inimene tunneks, et ta on oodatud, et tal on siin põhjust olla ja midagi väga põnevat on ees ootamas. Ütleme näiteks, et mina pärnakana tulen sulle giidituurile. Ilmselt on meil veel inimesi, et see ei ole nagu üks ühele giidituur, kuigi kas neid ka tehakse niimoodi üks ühele, kui küsitakse? Kui küsitakse, siis ikka, jah. Aga oletame, et täna on meil suurem seltskond, Pärnumaa ja Eestimaa inimesi. Me saime selle hea sooja tervituse, eks ju, ja võtame teemaks kuurort näiteks, et kuidas siis sealt see teekond nii jutu mõistes kui ka siis nagu füüsilises keskkonnas edasi liiguks? Sõltuvalt sellest, kust me alustame, sest jälle neid variante on hästi palju, et mul on ju sellised kokkulepitud või siis välja pakutud alguskohad olemas, aga giidituuri võlu on see, et me saame olla hästi paindlikud, et kas see on mingisuguse ürituse osa, et kas te olete parasjagu tulnud mõnest toredast kohvikust ja nüüd tahate minna väikesele jalutustuurile, aga oletame, et me alustame Tallinna värava juurest. Okei, nii. Ja sealt siis pärast sellist väikest sissejuhatust võib-olla, et kuidas meil see kuurordi osa linna mõttes paikneb ja et linn jääb nüüd meile selja taha, siis saabki liikuma hakata ranna suunas ja kõik sellised toredad vaatamisväärsused, mis meile tee peale jäävad, siis nendest ma ka räägin. Aga hästi oluline osa on võib-olla ka sellist just lugude jutustamine, mitte faktide puistamine, aga sellised toredad, meelde jäävad, pisut naljakad, ootamatud lood, et see on just see, mis inimesed kaasa võtavad, et pigem giidituuril rääkida 3 meeldejäävat lugu kui 33 aastaarvu. Et sest neid tõesti juba paari tunni pärast vähesed inimesed suudavad mäletada, et eks meie töö muidugi on neid fakte ka pakkuda inimestele, aga mõõdukas koguses. Ja fakte saab ka edasi anda läbi lugude jutustamise, siis jäävad palju paremini meelde, on ju. Ja ega tänapäevases maailmas, kus meil on kõikidel tark mees taskus ja saame guugeldada või Wikipeediast lugeda, et kas sellel täpsel aastaarvul ongi nüüd nii suur olulisus, loomulikult on, aga seda saab igaüks ise kodus vaadata, aga see emotsioon, see tunne, see on see giidi roll, et mida ma saan pakkuda. Aga kui rääkida nüüd ühest vahvast loost, et ma ei palugi, et sa siin nüüd tervet giidituuri mulle ette tood, sellepärast, et muidu võib-olla tekib küsimus, et aga miks ma siis giidituurile üldse tulen, kui see kõik juba ära räägid, on ju. Aga kas see ühe loo võiksid vähemalt rääkida, mis on selline meeldejääv, võib-olla isegi mõnele pärnakale nagu ootamatu, et ohoo, selline seos selle kohaga, sellise inimesega,
ajaloo mõistes, eks ju. Et kas sul on kohe niimoodi puusalt mulle anda mõni lugu selline, mis võib-olla ka paneks mõtlema, et okei, see on päris äge lugu, ma tahan veel kuulda neid lugusid. No Pärnu kontekstis ilmselt on see lugu, mida küsitakse hästi tihti, et mis lugu teil nende elevantidega on, aga ma arvan, et see on juba nii ära leierdatud, et seda me siin seekord siis rääkima ei hakka, aga ma võib-olla räägiks oma sellise toreda taipamise, et mis mind ükskord, küll juba mõnda aega tagasi, aga tabas. See on see, kuidas Pärnu vanalinna tänavad on oma nime saanud, et see on ka täiesti omaette giidituuri teema võiks olla, kui me mõtleme meie rootsiaegse linna peale, kui Pärnu oli kindluslinn ja ta oli sellise hästi ilusa tähekujuline, meil olid bastionid ehk siis sellised nurgatipud seal ja nad olid ka nimetatud planeetide ja tähtede järgi ja kuidas paiknesid tänavad, et näiteks linna kõige idapoolsem tänav oli Hommikutänav, sest hommikul tõuseb idast päike. Linna kõige läänepoolsem tänav oli siis loomulikult Õhtutänav, sest õhtul päike loojub läände. Põhjas oli meil Põhjatanav, lõunas oli Lõunatänav, nii et eksimise võimalus oli linnas pea olematu. Nii et kui minuni jõudis ükskord selline teadmine, ma teadsin küll jah, et meil on Hommikutänav ja Õhtutänav, aga kui ma selle kõik kuidagi kokku enda jaoks võtsin, siis ma olin nagu vasikas kevadisel asendas, issand, kui tore, et kuidas ma varem selle peale niimoodi ei tulnud. Ja see tunne, selline taipamine, see tore emotsioon on midagi sellist, mida mina proovin ka oma külalistele giidituuril edasi anda, et vaadake, päriselt nii ongi, et sellised väikesed asjad, mille peale sa võib-olla ei tule, sa ei oska märgata neid, aga kui giidituuril ära käid, siis see taipamine selline, et see on minu jaoks kõige suurem tänu ja rõõm. Ma kujutan ette, kuidas sa praegu vaatasid minu silmi, mis samamoodi oli niimoodi päriselt. Et see võib selle töö juures väga kihvt osa olla, see emotsiooni tagasi saamine nii-öelda. Ükskõik, kuidas keegi väljendab läbi silmade, läbi sellise või kuidas iganes, eks ju. Et see emotsiooni andmine ja sellega tagasi saamine, see võib päris äge osa olla sellest tööst. Et selline vahetu suhtlus ja minu kui giidi kohalolek seal grupi juures, et see on hästi oluline ja võib-olla giiditöö ongi sellepärast põnev, aga samas ka keeruline, et ma ju ei ole lihtsalt faktide vahendaja, vaid ma olen selle silla ehitaja, selle koha ja kuulaja vahel. Ja see, kuidas mina oma sihtkohta, siis näiteks Pärnu linna suudan tutvustada edasi anda, et see tõesti ju jätab sellise mulje inimestele, nii et see on hästi oluline ja vastutusrikas. Ühtepidi mulle tundub, et see giidituur on justkui nii iseenesest mõistetav, mis nagu võiks olla igal külalisel ja teinekord ka pärnakal endal, sest et me ei oska ka seostada ja me ei tea kõiki fakte meie linna kohta, eks ju. Teisipidi mulle jääb nagu mulje, et väga nagu, kui ma isegi kusagil reisimas käin, ega siis ei ole esimene asi, mille peale ma mõtlen, et giidituurile võiks minna. Kuidagi nagu ei mõtle selle peale, kuigi see võiks olla selline number 1 asi. Ja tegelikult küll, et hea giidituur on tõesti midagi sellist, mis avab selle sihtkoha ja ta teeb ta omaks ja poeb südamesse selle hea giidituuri läbi see koht, et kindlasti soovitan, aga eks giidituure on ka väga erinevaid, et võib sattuda suurepärase giidi juurde, kes tõesti paneb sind armuma sellesse linna, aga mõnikord ongi selline Wikipedia või siis Google'i faktide ettevuristaja, et eks kõik inimesed on erinevad, kõik giidid on erinevad. Kas giididel on ka atesteerimised ja sellised nagu, ma ei tea, standardid olemas? Ja ikka, enne kui saab giidina tööle hakata, siis tuleb läbida kohalik selline atesteerimine ja Pärnus kohalikku atesteerimist viib läbi Pärnu giidide ühing, mille liige ka mina olen ja tuleb teha ära kirjalik eksam kõigepealt, et kas sa tunned seda sihtkohta piisavalt, kas sa tead ajalugu, kas sa tead Eesti kohta piisavalt fakte ja kui kirjalik eksam on edukalt läbitud, siis lubatakse sind praktikale
praktilisele eksamile, siis vaadatakse, et kas sa ekskursiooni ka oskad teha ja kas sa võõrkeeli valdad. Ja see protsess võtab siis kaua aega, et kas see on nagu nädalate küsimus, kuude küsimus? No õppimine on seal tõenäoliselt ikkagi kõige suurem, et see kestab terve elu ja et giid kogu aeg peab ennast täiendama ja midagi uut põnevat juurde lugema. Aga see eksam iseenesest tegelikult väga pikk ei ole, mõnikord saab ühe päeva sees kõik selgeks, mõnikord siis jagatakse näiteks nädala aja peale. Aga sina ise, kuidas see mõte sul vormuma hakkas, et võiks giidina tööle hakata? Kuidas sa jõudsid selle elukutseni? See on selline väga põnev küsimus, ma olen aeg-ajalt proovinud iseenda jaoks seda meenutada ja tegelikult sellist ühest vastust võib-olla ei olegi. Et ma tean seda, et mulle lapsepõlves väga meeldis seigelda siinsamas Vallikäärus, et see oli minu selline mängumaa, et küll ma jooksin sealt küngastest üles alla ja kujutasin ette nii nagu kõik väikesed lapsed mingisuguseid printside, printsesside ja rüütlite mänge. Et võib-olla see koht kõnetas mind kuidagi, aga võib-olla sellise suurema tõuke selles suunas andis mõnes mõttes minu ema, kes oli tegemas oma karjääripööret pärast 15 aastat Justiitsministeeriumis töötamist ja ta otsustas minna giidikursustele ja ta tegi eksami ära ja temast see Pärnu giid. Ja mina mõtlesin, see on nii põnev. Ja oli tulemas parasjagu romantilise rannatee giidide koolitus, ma mõtlesin, väga hea, et ma lähen siis sinna. Ja minust sai esialgu tegelikult romantilise rannatee giid, aga siis ma mõtlesin, et romantiline rannatee, seda on ju vähe, et võtaks ikkagi Pärnu linna ka, et siis ma saaks terves maakonnas ka giidituure teha. Nii et tegin ka Pärnu giidi eksami ära, nii et juba on sellest 13 aastat. Mis on giiditöö juures kõige väljakutseid pakkuvam, aga samas ka siis teisipidi kõige rõõmustavam, et alustame siis sellest keerulisemast poolest, et mis on kõige rohkem ennast proovile panev? Tegelikult neid asju, millele tuleb tähelepanu pöörata, on hästi palju, aga võib-olla see kõige keerulisem on selline sisemine värin, et kas ma saan kohe selle grupiga kuidagi kohe päris alguses sina peale. Kas ma suudan nende tähelepanu haarata? Sest me teame igasugustest käitumisuuringutest ja tähelepanu uuringutest, et inimese tähelepanu on väga lühike ja kui sa ei suuda seda esimese 5-7 sekundiga haarata, et siis on kõik kadunud. Et tuleb kohe kuidagi väga ruttu saada sina peale. Et sellepärast selline soe ja südamlik tervitus on ka hästi oluline, et see on võib-olla selline kõige keerulisem, aga muidugi giiditöö on üleüldse ka tegelikult keeruline, sest väga paljude muutujatega tuleb pidevalt kohaneda. Mul võib olla ideaalne plaan, aga kui sellel päeval, kui ma lähen giidituuri tegema, sajab paduvihma, või on saabunud ootamatud miinuskraadid ja minu külalised, kes on tulnud kusagilt soojemalt maalt, ei ole selleks külmaks valmis, siis see tähendab seda, et mina pean kõigeks selleks valmis olema, et mul peab see kõik olema läbimõeldud ette mitmeks võimalikuks juhtumiks. Nii et giidil peab olema valmis plaan A, plaan B ja plaan C. Ja kui plaan C ei tööta, siis sa pead juba teadma, kuidas sa plaan D-d hakkad koostama, et see on võib-olla selline võib-olla kõik keerulisem, aga minu jaoks kõige ägedam osa. Et kuidas ma saan need olukorrad ära lahendada, kuidas ma saan neid ennetada eeskätt. Ja siis ma tulengi nüüd selle teise küsimuse poole juurde, mis on kõige toredam, see ongi, et kui ma tunnen, et vaatamata kõikidele raskustele, mis meie tee peale ette sattusid, siis inimesed, minu külalised, ei märganud ühtegi nendest, et nad jäid väga rahule, nad olid hoitud, neil oli hea olla ja nad lahkuvad siit heade emotsioonidega. No kuidas selle ilmafaktori puhul siis on, et kui tõesti on see, et sa oled valmistunud üheks asjaks, aga nagu sa tõid välja, sajab vihma või on miinuskraadid ootamatult, eks ju, mis see plaan B siis on? Vastavalt olukorrale, aga näiteks ma võin ühe sellise toreda juhtumi tuua, kus meil oli üks giidituur, mis algas kunagise turismiinfopunkti juurest Uustänaval ja
see pidi kestma umbes tund aega ja me jõudsime parasjagu nii kaugele, et Tallinna väravateni enam-vähem. Kui hakkas siis niimoodi välja kannatamatult sadama, mul oli inimesi kuskil 30 ja nad olid kõik erinevatest kohtadest, sest see oli veel tasuta giidituur linnakülalistele. See oli selline vihmasadu, et seda näeb harva. Ja meie ainukene variant oli see, et me varjusime sinna väravate alla. Aga sadas nii kõvasti, et vesi hakkas juba mõlemalt poolt enam-vähem sisse voolama. Et me vaatasime, kuidas me need veenired sealt läbi laseme. Ja ega siis mitte midagi muud teha ei ole. Ma ju pidin inimesi kuidagi kõigi lõbustama. Mul on suur giidikott ja mul on igasugust asju seal, igasugusteks elujuhtumiteks ja üks minu peamine töövahend on siis selline klade, kus mul on hästi palju pilte ja siis ma tegingi sellise ekskursiooni tervest Pärnu linnast seal värava all. Lihtsalt võtsin kõik oma pildid siit järjest lahti ja muud kui rääkisin lugusid ja siis kui meie aeg sai täis, siis parasjagu lõppeski vihmasadu ära. Ja ma olin pärast seda nii läbi omadega, sest tegelikult see müra oli ju meeletu, et see vihmasadu, kõik see, ma pidin üle karjuma, mul ei olnud häält enam. Ja siis üks meesterahvast välismaalt tuli mu juurde ja ütles mulle, teate, ma olen väga palju giidituuridel käinud, aga see oli minu elu parim giidituur, kus ma olen kunagi olnud. Ja vot see kuidagi nii liigutas mind, ma olin kohutavalt tänulik talle selle toreda tagasiside ja julgustuse eest. Ma ei tea, kas see päriselt ka oli tema elu parim giidituur, aga selline soe tagasiside, see andis ikkagi tohutult jõudu ja tõestas seda, et selline leidlikkus ja julge peale hakkamine võib päästa päeva. Kas ma võin seda kladet korraks vaadata, sul on see kenasti juba käes, sul automaatselt tuli see kotist välja, et kas on tõesti niimoodi, kui ma siit ühe pildi lahti võtan, et siis sa oskad mulle kohe ühe loo rääkida? No, eks ma proovin, jah. Ma ei tea, mis siit tuli. Pärnu kuurordi elevant. Ma sõna ei valeta. Et me vist ikkagi peame korraks selle peal peatama. Mis teema siis selle kuurordi elevandiga on? Kuurordi elevant on tõesti märkamatult saanud Pärnu sümboliks ja ma arvan, et kes iganes selle omal ajal välja mõtles, oli üks väga nutikas inimene, sellepärast, et see elevant on Pärnu kontekstis tõesti nii ootamata selline jääsulataja, et kui inglased näiteks räägivad ilmast, siis meil on kohe hea selline väikene tutvustus või siis selline jääsulatamine teha selle elevandiga. Elevant sattus Pärnusse juba päris ammu, et kui me räägime elevandist, siis me peame mõtlema, kas on see kuurordi elevant, millest me räägime, või siis päris elevant, et meil teadupärast oli ju kunagi lausa elevandi tänav Pärnus olema, siit samast Huubi lähedalt ta mööda jooksis. Elevandi tänav sai meil nime Elevandi aida järgi ja Elevandi ait oli üks selline suur laohoone, mis oli hästi massiivne. Ja annan pilti ka, mul on kohe hea näha, okei. Ja selline suur ja jäsakas halli värvi ja seda kutsuti elevandi aidaks. Ja siis selle eest mööda jooksnud tänavat hakkas rahvas kutsuma ka elevandi uulitsaks, elevandi tänavaks. Aga päris elevandid külastasid ka Pärnut, et näiteks 30-ndatel, kui olid väga populaarsed jäärmargad ehk siis aastalaadad, siis nendega koos lisaks kauplejatele liikusid kaasas ka meelelahutajad ja sattus Pärnusse tsirkus. Suur tsirkus, lisaks elevantidele oli seal muid loomi ka, lõvid ja ahvid ja nii edasi ja kokku ligi 40 looma ja et sellele tsirkusele reklaami teha, siis viidi üks nendest elevantidest, kelle nimi oli Jumbo, väikesele jalutuskäigule mööda Pärnut. Jumbo, see kõlab nagu ühest multifilmist. Täpselt, ja on säilinud foto, kuidas seesama Jumbo jalutab üle meie nahksilla, mis oli meil siis üle Pärnu jõe, enne kui meie suur sild ehk siis praegune kesklinna sild ehitati. Ja see on üks selline ajalooline tõestus, et elevandid külastasid Pärnut juba väga ammu aega tagasi. Aga kui rääkida siis sellest kuurordi elevandist ehk siis kuulsast Liumäest, siis see tekkis Pärnusse 50-ndatel, kui
Pärnu kui kuurortlinn sai omale sellise toreda elevandi, pandi randa, et natukene siis sellist meelelahutust pakkuda rahvale. Miks see elevant üldse tekkis ja muide Pärnu vist ei olnud üldse ainukene linn, kes sellise elevandi omale sai, et vist oli ka Pirital, aga nad õnneks ei mäleta seda. Miks elevandid üldse tulid, sellepärast, et nähtavasti sel ajal olid suhted Nõukogude Liidu ja India vahel just arenemas ja soojenemas ja korraldati väga palju vastastikuseid visiite ja küllap siis selles tuules ka see elevant kerkis. See elevant oli niivõrd populaarne, et kuigi ta oli mõeldud küll esialgu lastele, siis esimesel hooajal lapsed üldse ei pääsenudki ligi, sellepärast et täiskasvanud olid selle kõik ära vallutanud, nii et järgmiseks hooajaks paigaldati siis teine pisem elevant ja see oli siis lastele, laste päralt ja see suurem, mis oli väidetavalt kuni 8 meetrit kõrge lausa, ma ei kujuta ette, kas tõesti. See jäi siis sinna seisma. Kuna nad olid puust, siis nad ju mingi hetk lihtsalt mädanesid, lagunesid ära ja vajusid unustuse hõlma. Aga kui tähistati 175 aastat meie kuurortit, siis otsustati see elevant taaselustada nende vanade piltide põhjal ja siis see elevant, kes nendeks juubelipidustusteks Pärnu randa püstitati, see sai muidugi nii sooja vastuvõtu osaliseks, et võib-olla tänu siis meie toredale kliimale, mis meil on siin soe merevesi, siis see elevant hakkas ka paljunema ja nüüd on rannast kolinud ka rannaparki ja linnatänavatele, nii et tõesti elevandist on saanud selline tore sümbol ja mul endalgi siin on üks pusa peal pisikene elevant ära peidetud, nii et elevant on tore loom. See on hästi põnev, et sa selle tausta andsid, sest et siis kui nüüd ütleme, võiks öelda küll elevantide invasioon siin nüüd toimunud on viimaste aastate jooksul, et siis ma mäletan seda alguse lugu, kui see viimatine invasioon nii-öelda tuli heas mõttes. Et siis ma kuidagi mõtlesin, et kas nüüd on tõesti neid elevante siis nii palju siia vaja on ju, aga mul polnud seda tausta, mida sa praegu andsid esiteks ja teiseks ma ei teadnud ka seda, et see võiks olla selline mõnus jäämurdja, et kohe tuleb jutuks, et mis värk teil nende elevantidega on, eks ju, et selles osas on nagu tõesti tõsine kaubamärk nagu Pärnu mõistes nii-öelda. Jaa, absoluutselt, et väga nutikas ja ma arvan, et kui me mõtleme teiste naaberriikide linnade peale, siis Ventspilsis on lehmad, Riias on kassid, elevant lihtsalt on nii palju graatsilisem ja nii ägedam. Aga see sama teema, et aga Pirital oli, et kas samamoodi on siis fotode põhjal seda kommenteeritud ja kus see teadmine nagu tuleb? Ma ise sellist fotot näinud ei ole, aga targad inimesed Pärnu muuseumist on seda väitnud, nii et ma ikkagi usun neid. Aga nii äge, et ta niimoodi on ajalooliselt säilinud, et me saame tänapäeval selle enda suureks tõmbenumbriks kujundada. Jaa, absoluutselt, et igal linnal peab olema see miski. Ja õnneks Pärnu on nii tore linn, et meil siin peale elevantide on veel pakkuda selliseid toredaid asju, et aga kindlasti see elevant on see miskit. Aga see elevandi ait on selle kohta meil ka teada, mis seal siis toimus või mille jaoks seda nagu siis kasutati? See oli olnud meie Ordu linnuse üks sellistest väravatest, mis hiljem ümber ehitati selliseks aidaks. Nii et iseenesest selle elevandi aida juured nii-öelda ulatuvad ju juba keskaega, aga selliseks aidaks ehitati ta mõni sajand hiljem, aga säilinud ta tõesti meil linnaruumis enam ei ole, nii nagu ka Elevandi tänav on meil ära kadunud ja see on seetõttu, et teises maailmasõjas Pärnut kahjuks pommitati kõvasti ja see kesklinna osa, siis meie mõistes vanalinn, sai väga tugevaid purustusi ja hilisemal ajal neid hooneid, võib-olla mida isegi oleks võinud taastada, aga neid ei taastatud, sest kehtis uus generaalplaan, mille alusel Pärnu linna hakati ehitama ja selle käigus tekkis ka näiteks Pikk tänav, mis keskajal oli üsna kitsukene ja selline mitte nii sirge magistraal nagu praegu, aga Nõukogude ajal siis ehitati sellest Pikast tänavast siis selline suur, lai Lenini allee. Eks ta muutis väga palju linna ilmet, see teise maailmasõja järgne aeg ja tollal kehtinud sellised võib-olla uued ideaalid.
ma mõtlen, et sul järjest tuleb neid lugusid, ma isegi ei kujuta ette, kui palju sul neid võib peas olla, nagu sadu või tuhandeid või kui palju sul neid erinevaid lugusid on? Noh, neid on tõesti palju, ma ei ole kokku lugenud, küll aga ma tean, et mul on endal üle 10 erineva sellise giidi teematuuri ja ükskord, kui ma ühele toredale lasteaia kollektiivile ekskursiooni lõpetasin parasjagu, siis üks töötaja tuli minu juurde ja ütles, et vau, kuidas te suudate 1,5 tundi peast rääkida. Et jaa, mälu peab olema hea ja mõnikord on mure, et issand, ma nüüd ei mäleta mingit nime ja võib-olla äkki läheb midagi sassi, et satud ise nii hoogu. Muud kui räägid ja siis lihtsalt jookseb kokku, ei tule meelde. Noh, siis tuleb kuidagi välja keerutada või siis vabandad ja otsid selle ruttu ülesse. Et aga võib-olla see faktide unustamine ei olegi nii kohutav, sest alati saab ju kuidagi natukene ümber nurga rääkida või jätta rääkimata. Aga minu jaoks võib-olla kõige isegi raskem on teinekord see keelte vahel ümberlülitamine, et kuna ma teen ekskursioone 3 keeles, eesti, inglise ja vene keeles, siis mõnikord ma olen tõesti sattunud sellisesse olukorda, kus mul on inimesed ees, mul on mingisugune lugu pooleli ja mul ei tule nüüd selles keeles see sõna meelde. Ja siis ma ütlen, teate, mul ei tule see eesti keeles või mis iganes keeles meelde. Ei ole hullu, öelge siis selles, me tõlgime ära. Ja võt see on natukene probleem tõesti, et ja eriti kui on näiteks nii, et ühes päevas on 2 erinevas keeles giidituur, sest kuidagi see ümberlülitamine ajus toimub nagu sellise väikese viivitusega teinekord. See on võib-olla isegi sellisem põnevam. Ma arvan, et see on teisipidi ka selles mõttes sellele inimesele, kes seda giidituuri saab, ka nagu vahvam. Ta näeb, et sa oled inimene, mitte robot, eks ju. Ja võib-olla kuna sina oled ikkagi selles info edasiandja rollis ja siis ega ikkagi linna visiitkaart ja nii edasi on ju, et siis endal on võib-olla see pinge nii suur peale, et issand jumal. Aga see inimene, kes selle tuuri saab, esiteks suure tõenäosusega tuleb ta nagu nii avatud südamega, sest et ma ei usu, et satuvad üleliia tihti need, kes ei tunne huvi, et lihtsalt ikkagi pigem satuvad need, kes tahavad päriselt teada saada. Ja teiseks, kui inimene, kes infot edasi annab, on ise nii rõõmsameelne, ise nii selline on näha, et faktidest pulbitsev, eks ju, siis see, kui läheb korraks sõna meelest ära, no siis minule kui külalisele on see nii teisejärguline. See on selline tore hetk lihtsalt, eks ju, aga ma saan aru, et mul endal, kui ma oleks samas rollis, oleks see kohutavalt selline, issand jumal, mis must arvatakse, kuigi tegelikult võib-olla ei peaks nii olema. Ja eks giid on ju tõesti nagu artist seal laval, võib-olla sellel hetkel nagu näitleja, et kui kohutav see oleks, et kui näitleja on õhtul laval ja tal läheb see tekst meelest ära, aga ega siis ka ju etendus seisma jää, et siis tuled kuidagi tuime, ütled seda, mis on meeles ja vaatad, mis edasi saab. Aga ütlesid, et oli ka laste ja lastele tuur, eks ju, et kas see vanuseline amploa on siis tõesti laste ja lastest kuni kõrgeani välja või kuidas see on? Jaa, et giidituuri vastu tunnevad ikkagi huvi kõik vanuserühmad, aga siin ongi võib-olla giidi selline oskus ühte sama lugu rääkida erinevalt. Et see, mis ma räägin täiskasvanutele või see, kuidas ma räägin täiskasvanutele, kindlasti ei sobi sellisele teismelisele või siis veel nooremale lapsele. Seda tuleb ikkagi väga hoolega silmas pidada, et sellist kuulaja huvi üleval hoida, võib-olla kasutada lihtsamaid sõnu natukene või selgitada asju lihtsas keeles, aga õnneks mul on 3 last kodus üsna sellisest väikesest lapsest kuni teismeliseni. Et mul on kogemus, et ma saan kohe mõelda, et millisele lapsele ma seda parasjagu räägin, et saab siis vastavalt sättida. Kas sa saad kodus harjutada ka? Laste peal. Jälle ema tuleb uue jutuga. No nii ja naa, et kui ma ikkagi midagi väga põnevat leian, et siis ma ikka just vanematele siis jagan, et kuule.
tead, niimoodi oli. Aeg-ajalt nad on mul ikkagi ka abiks, sest giidituuri nad ei tee, aga kui ma teen selliseid natukene keerulisemaid elamusi pakun, et näiteks kui külmal ajal giidituuri lõpus ootab selline soe kuum Pärnu-õie tee väikeste maiustustega, siis mul on abikäsi vaja, sest ma ise parasjagu olen grupiga, nii et siis on minu lapsed olnud need toredad abilised, kes teavad, mis kell kus peab olema laud kaetud, küünlad põlema, nii et nad on teinekord ikka abiks. Aga giidituurile kaasa ma neid, ma ju lähen tööd tegema, ma ei saa oma lapsi nii-öelda siis kaasa vedada, küll aga kasutan võimalust, et kui head kolleegid teevad giidituure, siis ma olen oma lapsi ikkagi kaasa võtnud, et natukene saaksid nemad ka kuulda, et mis toimub Pärnus. Kas kui on külm aeg ja tee lõpus ootab, kas see on alati Pärnu-õie tee? Üldiselt küll, kui mul vähegi on võimalik, aga ma proovin siis iga suvi teha nii, et mul talvel oleks võimalik. Ja muidugi see Pärnu-õie tee ei ole ju niisama, vaid ikkagi seal on lugu taga, et miks see Pärnu-õie tee. Minu jaoks see detailide läbimõtlemine on hästi oluline. Ja eriti tore on see, et kui me oleme sellest rääkinud, näiteks, et Pärnus on nii palju pärnasid ja võib-olla natukene ka seostanud Pärnu nime Pärnaga, kuigi see on selline pisut meelevaldne seos võib-olla, aga samas siin saab paralleele luua, et eriti kui mul on külalised kusagil Lätist, Leedust, et ma saan öelda, et Liepaja, et teil on ka ju nii, jaa, ongi. See on selline tore nii-öelda kokkuvõte siis või tervik. Mina oleks ka tahtnud ikkagi nimega seostada. Et Pärnu nimi on tegelikult siis tulnud sõnast Pernau, aga eks sellist tõde me ju lõpuni kunagi ei tea, võib-olla siis ikkagi oli ka see Pärna mõte, aga võib-olla siis hoopis see mõte siia Pärnasid istutada nii suures koguses tekkiski hoopis linna mõttest, et kõlas sarnaselt, et kes seda teab, aga igal juhul selline üks võimalik seletusi. Hästi põnev, see on see koht, kus saab igaüks natuke enda peas mõtiskleda, kuidas see olla siis võis, on ju. Aga ütlesid, et sa oled ka Eesti Giidide Ühingus juhatuse liige. Et mis see töö endas kujutab? Eesti Giidide Liit on ülene organisatsioon ja meie põhieesmärk on giidikutse väljaandmine. Et me teeme tihedat koostööd kutsekoolidega, kus näiteks antakse ka muuhulgas giidiõpet. Näiteks selleks on siis Saaremaa või Tartus Voko või Haapsalus, ja nende selle õppe lõpptulemus on ka siis giidi eksam ja giidi kutse, aga seda giidi kutset tegelikult võivad taotleda ka nii-öelda töömaailma inimesed ehk siis tegevgiidid, kes tahaksid lisaks atesteerimisele, kohalikule atestatsioonile saada siis sellise oma kutseoskuste tõendamise sertifikaadi, mis muide on ka rahvusvaheline. Okei, ja need kokkusaamised või need sellised koosolekud on teil kui tihti? Kuna meil on üle-eestiline organisatsioon ja meil on juhatuse liikmeid on siis nii Saaremaalt, Vormsilt, Võrumaalt, siis meie füüsiliselt kokku saame üsna harva, et suhtleme ikkagi veebi teel. Et on sellised kiiremad aegu, on rahulikumaid aegu, et kuidas kunagi. Et aga meil viimane selline tore kokkusaamine oli kusjuures Pärnus. Just siin paar nädalat tagasi me tegime kutseeksami hindajate koolitust. Sest ka kutseeksami tegemiseks on vaja ju ka kedagi, kes seda oskab õigesti vastu võtta. Nii et selline kutseeksami hindajate koolitus toimus Pärnus. Aga kui me räägime Pärnus tegutsevatest giididest, kui palju meil neid giide siis on? Pärnus on, ma võin nüüd eksida, aga kuskil 40 kanti. Seda on päris palju. Jaa, aga huvitav on see, et eks meie giidid ju nii nagu minagi, et see ei ole 100% minu põhitöö, et tavaliselt tehakse seda mingisuguse muu tegemise kõrvalt ja on selliseid magusaid päevi,
kus giidi otsitakse tikutulega taga, et kuidagi mõnikord juhtub nii, et vot ühel kuupäeval üks suvaline pühapäev, aga satub nii palju gruppe Pärnusse tulemas, kes kõik tahaksid giidi, aga ei ole võtta. Nii et on täitsa, ma tean, reisikorraldajad mõnikord päris hädas, et ei ole leida. Või siis otsitakse mõnda spetsiifilist keelt, mida meil pakkuda ei ole, kuigi meil Pärnus on ikkagi päris suur keelte valik. Et mina teen 3 keeles, aga meil on ka selliseid eksootilisemaid, kui eksootilise, aga näiteks norrakeelne giid lisandus meile Pärnusse, rootsikeelseid giide, soomekeelseid giide loomulikult, ja on võimalik ka prantsuse keeles ekskursiooni Pärnus tellida. Ja neid teisi keeli on kindlasti veel, mida ma praegu ei nimetanud, et tegelikult valik on suur, aga samas mõnikord ka üsna väike. Kas meil on kusagil internetis olemas ka see keelte valik näiteks? Ma mõtlen, et kui keegi kuulebki ja mõtleb, et issand, mul on tulemas näiteks mingisugune Erasmus grupp või mis iganes, eks ju. Ja vot oleks vaja just seda prantsusekeelset tuuri, eks ju. Kas see keelte valik on kusagil niimoodi lihtsasti üleval ka meil? Jaa, et Visit Pärnu lehel, kuhu on koondatud kogu turismialane info, mis puudutab Pärnut ja Pärnumaad. Seal on ka eraldi rubriik giidid ja seal on kõikide Pärnu giidide ühingu liikmete kontaktid üleval ja seal saab ka keelte järgi valida, nii et leiab sealt kõige lihtsamini selle info ülesse. Okei, aga sinul endal järgmine tuur, kunas plaanis on või see on tellimuse peale või kunas me saame sinu tuurist osa saada? Minu järgmine tuur, et kui linnarahvas tahab mõnest tuurist osa võtta, siis mina soovitaksin vaadata, hoida silma peal Pärnu linna sünnipäevapidustustel, mis toimuvad aprilli algul ja siis ma tean, et minu kolleegid teevad hästi põnevaid tuure, kuhu mina ise ka plaanin minna kuulama. Ja, aga eks see minu enda kalender talvekuudel, ma arvan, nii nagu ikkagi giididel on natukene rahulikum, siiski selliseid toredaid töid ja tegemisi on, aga suvi paistab üsna põnev tulevat, et esimest korda on siis mul selline üks tore koostöö Ameerika firmaga, kes tulevad siia jalgrattatuurile läbi Baltikumi. Ohoo. Ja nendega me kohtume siis üle 20 korra siin suve jooksul, nii et saab olema üsna põnev. Nii et selliseid teistmoodi põnevaid tegemisi on veel ja vaatame, mida see põnev Pärnu kultuurisuvi toob, et äkki saame seal midagi omavahel siis kultuurisündmusi ja giidituure ühildada, et tuleb põnev, ma loodan. Aga kui ma tean, et mul on tulemas siin lähiajal mõni grupp, et kas ma võin suga otsega kontakti võtta, küsida, et Veronika, kas sul on vaba aega, et kas sul on või see kõik on sul pandud praegu need rõhk koolile ja siis vaatame, mis see suvi toob? Ei, ikka väga hea meelega siis natukene tuulutan oma pead, et tegelikult see giiditöö on see, mis toidab minu hinge ja rõõmustab minu südant, et alati, kui vähegi võimalik, siis ma giidituuri teen, et minul on oma väike, aga tubli ettevõte Pärnu Private Tours ja kui kellelgi on giidi vaja, siis sealt saab erinevaid giidituure piiluda ja vaadata, et kas midagi kõnetab. No vot, see on kihvt mõte, millega kokku võtame, nii et suur aitäh sulle, Veronika, aja eest, teadmiste jagamise eest ja siis ei olegi muud, kui et kohtume giidituuril. Teeme nii, suur aitäh kutsumast!